Toomas Trapido, teie olete Elurikkuse erakonna üks asutajatest. Haarates kinni nüüd teie väljaande nimest Ere Hääl, siis mis sorti laululind Elurikkuse erakond on? Kõik erakonnad räägivad palju demokraatiast ja me oleme ainukesed, kes seda praktiseerivad. Nimelt on meil olemas platvorm, mille peal kõik sisulised küsimused kõikide erakonna liikmetega läbi hääletatakse. Näiteks ränderaamistik, tegimegi hääletuse ja 2/3 oli vastu, 3 poolt ja sellest juhindumegi ja nii edasi. Aga kuidas on lood teie arvates demokraatiaga Eestis üldse? Vähe võitu. Ja otsedemokraatia, ma tõesti arvan, et ongi üheks ravimiks, sellepärast, et nii kaua kui inimene ei saa vastutada selle eest läbi otsustamise, et nii kaua ongi see väga näiline. Aga mida siis saaks selle demokraatia osas päriselt ära teha? No saabki hakata otsast tegema rahvahääletusi kohalikul tasemel ja riiklikul tasemel. Võib-olla ei pea kohe kõiki küsimusi hääletusele panema, nii nagu muuseas toimub Šveitsis, aga kas või alustame mingitest eelarvelistest küsimustest, et kuhu raha panna, on ju tervise teemal, hariduse teemal, et siin on terve hulk asju, mida võiks rahvahääletuse teel otsustada. Aga üks argument, mis tuuakse seda sorti asja vastu, on ju, et populistid keeravad kohe kärukraavi. Just nimelt, et need on hirmud, mida puhutakse suurteks tontideks. Et Šveitsi kogemus ütleb seda, et rahvahääletuse otsused ei pruugi osadele inimestele meeldida, mis on täiesti arusaadav, aga nagu suures plaanis see suund on hea selles mõttes, et rahvas kui selline ei tee nagu täiesti lolle otsuseid. Ja lõpetuseks küsiks, et kõige rohkem kipuvad demokraatiast rääkima just need erakonnad, kes ise pole veel Riigikogusse saanud. Et kuidas seda kommenteerite? Kuna meil on otse demokraatlik otsustusmehhanism põhikirja kirjutatud, siis seda hirmu, et me selle minetame Riigikogus sisuliselt ei ole. Meie liikmed tuletavad meile seda väga selgelt meelde. Aitäh!